Tere hommikust jälle. Me jõudnud pagavast kindlasse 3.40 ja meeled, mõistus ja intelligents. Need on need kohad, kus see kirg istub ja läbi meelte, mõistuse, intelligentsi, läbi nende siis see katab kirg ja iha siis tõelise teadmise, mis elusolendil on ja muudab ta metsikuks. Vaenlane on saanud enda kätte siis erinevad strateegilised kohad tingimuste all olevas kehas ja seetõttu Jumal Krishna vihjab, et kus need kohad on meeled, mõistus ja intelligents. Nii et see, kes tahab seda vaenlast alistada, võiks teada, kus see vaenlane asub. Mõistus on siis meelte nagu kese, kõikide meelte tegevuste kese ja nii kui me kuuleme nagu erinevatest asjadest, mis on meeltega seotud, siis kohe mõistus hakkab tööle ja toodab erinevaid ideid, kuidas neid meile ei saaks rahuldada siis, kui me kuuleme nendest asjadest, mis pakuvad meeltele rahuldust ja seetõttu tulemusena siis mõistus ja meeled saavad nagu täituvad kirega ja muutuvad saavad üleni täis iha ja järgmiseks siis meie see mõistusosakond meie kehas siis muutub selle kire osaks ja kire pealinnaks, ta ütleb isegi. Aga intelligents on siis väga lähedane naaber sellele vaimsele hingele meie sees ja iha kirgetäis intelligents, et see mõjutab hinge, nii et tekib vale ego ja me hakkame identifitseerima selle mateeriaga ja seetõttu ka siis mõistuse ja meeltega. Ja hing muutub, satub sõltuvusse, hing satub sõltuvusse siis nendest meelenaudingutest ja arvab, et see on tõeline õnn, peab seda tõeliseks õnneks. Materiaalsed meelenaudingut siis ja arvab, et see on päris õnn, nagu ka eelmistes vääristeski. Ja selline hinge vale identifitseerimine on siis väga kenasti kirjas siis Srimad Bhagavatami värsis 10.84.13. Et inimene kes identifitseerib seda keha siis niimoodi, et see on tehtud, ma ei saagi aru.
ehk inimene siis, kes arvab või identifitseerib, väga keeruline, et see keha is mad või kes nagu arvab valesti oma kehast, jah. Et see on tehtud 3 elemendist, jah. Kes arvab siis, et sellega keha omamisega või selle kehaga, kehas olemisega või keha omamisega kaasnevad kõrvalnähtused on tema parimad sõbrad, ja kes arvab, et see maa, kuhu ta sünnib, et seda maad tuleb kummardada. Ja kes läheb siis pühapaikadesse selleks, et lihtsalt seal supelda, seal äärmisel, et proovida kohata neid tarku transcendentaalsete teadmistega mehi seal. Sellise inimese kohta arvatakse, et ta on nagu eesel või lehm, jah. Ja aga et inimene ei ole mõeldud nii arvama, ja okei. Väga keeruline, vabandust, ma kohe ei oska seda seletada kõike, aga midagi ma ise vähemalt saan natuke aru. Ehk siis see oli 3.40 Bhagavad Gita.